ja tema vastane Oliver Pada sinises trikoos. Ja Max Ristjuk on samuti, nagu juba öeldud, Tartu Kalevi Englase õpilane, Kristjan Bressi õpilane, Artur Jeremejevi trennikaaslane juba pikki aastaid olnud. Ja eks nüüd siis võib vaataja ise hinnata, et kui sarnase või erineva stiiliga poisid maadlevad. Ja samamoodi siis sportlased üksteise käsi ja randmeid üritavad enda kontrolli alla saada, et taaskord vastast sundima siis endale sobivasse asendisse või positsiooni, et enda tugevamaid tehnikaid peale suruda või läbi teha või üle ära teha. Peagi 20 sekundit maadeldud on ja üsna kohe kohtunikud siia sekkuma peavad. Ja kohtunike üksmeelne otsus, et seekord esimesena nähakse Max Ristjuki massiivsust ja Oliver Pada siit oma esimese punkti teenib ja seda matši hetkel juhtima läheb. Teatud mõttes eelmise matši koopia see esimene pool on. Ja sellise aktiivse liikumisega Matis Max hetkel oma naha päästab ja suudab nii palju segada siis vastase üritusi, et sealt Oliver Padas suurt midagi keerulist korraldada ei saa. Ja 1-0 endiselt see seis on, 2 minutit maadeldud ja Oliver Pada seda matši hetkel juhtimas on. Ja hetkel siis Eesti poolt oma õpilasi Kristjan Bress juhendamas on, Tartu Kalevi Englase treener ja Soome poolt Jarkko Alahuiku, siis Soome poisse nõustada, aidata ja juhendada oma tarkusest proovib ja teeb. 30 sekundit on veel jäänud esimese perioodi lõpuni, 3 minutit saab peagi maadeldud. Ja 1-0 Oliver Pada endiselt juhtimas on. Ja üldiselt, kui on jäänud veel paarkümmend sekundit perioodi lõpuni, siis kohtunikud enam aktiivsust kummalegi poolele ei määra. Ja nii ka siin matšis hetkel siis oma aktiivsuse Oliver Pada teenib. Ja teine periood on alanud. Ja teise perioodi alguses on kindlasti määrava tähtsusega aktiivsel pool olemine, et siit teine kohtunike punkt teenida.
Tonnikson juhib tähelepanu, et Kreeka-Rooma maanduses peab olema rind ees ja pea püsti ning peab löögilise iseloomuga tegevuseks kasutada ei tohi, aga siit on Oliver Pada saanud väga hästi Maxi haardesse ja 9-0 seda matši on juhtima läinud, 2 punkti selja taha pääsemise eest ja siis 4 kiiret ülevedu, 3 ja kokku see 9 punkti annab ja siit 9-0 Oliver Pada selle matši võidab ja 1-1 on hetkel maavõistluse matšide seis. Matšiks